Nüüd ma siis palun tegelikult, ega Eiki ära saa ka kuskile kaugele Kus mul minna on? Ja ega see... Et äkki ma siis palun, et kõik Sabina, Tarvi, Ave, Meelis, et oleme kõik siin ees, et kellel jäid enne küsimata. Mina tahtsin küsida Sabinalt küsimuse. Selle erinevad firmad, kes teevad siis miljöölade uuringuid ja siis ettepanekuid üldplaneeringutesse, et siin korra oli jutt, et sa ütlesid ennem, et seda määrab kõige rohkem nagu vald ise, mis seal toimub, aga kui me vaatame näiteks neid arengukavasid, mis muuseumitele tehakse, et need on ka muutunud natuke monopoolseteks, et ühed ja samad firmad teevad, et seal tuleb sellist copy-paste tekste sisse. Et kas sa jääd nagu selle juurde, et see on vallanägu või on see hästi palju nagu copy-paste'i, mis tuleb ka nendesse üldplaneeringu soovitustesse ja kas see on nagu ametniku seisukoha pealt või ka riigi seisukoha pealt pigem mugav ja hea, et need üldplaneeringud hakkavad sarnased tulema või võiks need olla ikkagi rohkem nagu iga omavalitsus oma nägu? No nagu ma oma ettekandes tegelikult ütlesingi, see kohalik nagu pärand, et ta koosnebki põhimõtteliselt kahest osast. Üks on see osa, mis tuleb sisendina Muinsuskaitseametilt. Need on need soovitused, millele viidatakse, ehk need on need alusuuringud. Ja siis see teine kihistus, mis seal üldplaneeringutes on, mis on tegelikult rohkem omavalitsuse nägu, ongi need vaatamisväärsused, mingid kohalikud objektid, et tekib sinna mingi täiesti uus kihistus. Nad võivad kattuda, aga ei pruugi. Et ma ütlen, et kui ma vaatasin neid planeeringuid ka, siis need põhipostulaat, see tuleb säilitada või jälgida asustusstruktuuri, ehitusmahud, need on ju kõik, need on põhimõtteliselt niisugune stamplaused. Ehk et ma jälle nii konkreetselt ei oska nüüd öelda, kuhu suunast liigume. Ma arvan, et on hea, kui meil mingi osa nendest kaitse- ja kasutustingimustest oleks ikkagi sarnane. Need sarnased põhimõtted. Et kas me nüüd ühes vallas on hoone kõrgus 10 meetrit, teises 9 meetrit, need numbrid on üldse väga küsitavad. Et kui ametnik oskab ise mõelda, suudab teha ruumianalüüsi, siis võib-olla neid numbrid ei olekski nii palju üldse vaja. Aga need põhipostulaadid, võib-olla 10 olulist kriteeriumid võiksid olla suht sarnased, sest need põhimõtted on sarnased ja see aitab ka nendel ametnikel, kes töötavad võib-olla mitme, kas osavalla jaoks või et neil oleks lihtsam neid samu põhimõtteid nagu jälgida. Aga lihtsalt see kohaliku pärandi osas on veel kord see kõige olulisem, see sisuline mõtestamine, et me ei killustaks seda tohutult paljude erinevate kategooriate alla, kus siis otsida neid meetmeid, mis võiks soodustada seda nagu pärandi hoidmist. Et see, kas piirdaia kõrgus on nüüd 1,2 meetrit või 1,5 meetrit, ma ei tea, kas see lõpuks üldse jõuab kohaliku ametniku töölauale. Need on muutunud ikkagi sekundaarseks. Olulised on need põhimõtted, mida võiks võib-olla ühtlustada. Et see on ka see, mis ma ütlesin, et Muinsuskaitseamet on praegu ikkagi see, kes annab üldplaneeringule nii-öelda selle sisendi, mitte ei tee seda maa ruumiamet, vaid ennekõike praegu on veel ikkagi Muinsuskaitseamet, kes annab selle sisendi ja seal võiks olla see, et sa ikkagi sisuliselt mõtestad selle läbi ja võib-olla sead selle põhipaketi kokku ja kaasad sinna täpselt selle looduspoole ka, et kui meil on need kaitsealad või rahvuspargid, et siis me lihtsalt ütleme, et see reguleeritakse muu seadusega, aga tegelikult võiks selle põhiolemuse ikkagist võtta sealt välja ja kirjutada lahti ka üldplaneeringusse, mis ei lähe vastuollu, aga aitab sisuliselt mõtestada seda terviklikku nagu pärandit. Korra kommenteerin just, et need põhimõtted, ma arvan, peakski olema väga sarnased. Muinsuskaitses on ju samamoodi. Traditsioonilised materjalid ja mingid põhireeglid on paigas. Aga et seal juures tõesti see sisuline süvenemine tuleb näida ka muinsuskaitse valdkonnast mingid aastad tagasi, juba üle 10 aasta tagasi, oli selline kiviaedade taastamise toetus.
ja seda ju üle-eestiliselt on. Aga see ei olnud muinsuskaitse valdkonnast, ütleme, kõrvalt seisev inimene küsis, aga miks Saaremaa saab nii palju ja ka kuskil mujal piirkonnas vähem. Ehk siis, et selle copy-paste'i juures ei unustataks piirkondlikke eripärasid ära, et kuskil on rookatus see traditsiooniline materjal ja kuskil on teisest materjalist katus, et sinna sisse vaadata ja et Muinsuskaitseamet, et ei ole minu roll seda praegu öelda, aga jah, et sellise nõustava rolli üldplaneeringute juures, et need teadmised on need inventuuridest tulnud või ma ei tea, kas või nimekirjade korrastamise raames mingi teadmine või arheoloogidel, et see jõuaks kohaliku omavalitsuse tasandil. Ja teiselt poolt ma ikkagi rõhutan seda, et on omavalitsusi, kes pesevad käed väga rahulikult puhtaks, ütleb, see on nüüd riigi asi, et tegelikult on ka oluline, et kui omavalitsus kuidagi ma ütlen, mitte käskudega, aga positiivselt hõlmates kaasa saada, et see on sama oluline, mitte nii, et kui riik pole tunnustanud, ju siis ei ole pärand, et nüüd me ei tegele sellega, et see oleks ka oluline. Et ma ka võib-olla kommenteerin kahest aspektist, et üks need piirkondlikud eripärad, et tegelikult päris copy-paste ei saa teha, et need piirkonnad on piisavalt erinevates paikades. Ja teine asi on see, et tegelikult on väike vahe küll, kas on 1,5 meetrit plankkaed või kivitara või 1,2 meetrit ja piisava läbipaistvusega piire. Et see on jälle, sõltub piirkonnast aga see on ka piirkonniti erinev, ja ka erinevate firmade osas, et kuna nad on muutunud väga suureks, et siis tuleb ka sealt erineva kvaliteediga asju ja kommenteerides seadusruumi ja planeeringute omavahelist suhet, et siis näiteks Lahemaa puhul, et kaitsekorralduskava ei ole juriidiline dokument, mis annab numbreid, küll aga on seda üldplaneeringud. Ja need samad omavahelised suhted ja nende läbimängimised on eraldi teema, et meil ühe haljale üldplaneeringu puhul oligi nagu see Lahemaa osa tühi, et päris nii see ka ei saa olla ja see oli, aga see oli tööprotsessis ja teiselt poolt Kuusalu valla üldplaneeringu üks eskiis oli väga hea üldplaneeringu lahendus, aga me ütleme, et erinevad firmad ja erinevad planeeringud ikkagi läheneda tuleb individuaalselt nendele asjadele. Ma tahtsin vastata sellele Riinu esimesele küsimusele, mis oli Sabinale suunatud, ühesõnaga sellega, et 3 konsultatsioonifirmat ja kas siis rohkem ei ole või niimoodi. See käib ju riigihankega ja lihtsalt need 3 tavaliselt võidavad riigihanget, selles on asi. Ja kes millise põhjalikkusega teeb, aga minul on ette tulnud ühesõnaga see, et nüüd juba teist ringi, nüüd on uued üldplaneeringud ja ikka tekib, ma mõtlen praegu siin seda Tallinna kuldse ringi valdasid, kus väga kindlalt järgitakse tõesti seda vana asustusmustrit ja siis on ühesõnaga, nii kui sa midagi tahad teha, nii ühesõnaga detailplaneering ja sa pead eksperthinnangu küsima. Minult on tellitud eksperthinnanguid ja siis ma kratsin kukalt, et külas, vana küla juba 13. sajandist ühesõnaga nagu oleks andmeid selle küla kohta ja nüüd on nii rangelt, et kui sa midagi tahad teha, ühesõnaga sa ei tohi seda, sa ei tohi teist, sa ei tohi kolmandat ja siis selgub, et see on tegelikult see viimane selle küla natukenegi oma ajaloolist ilmet säilitav maja. Kõigil ülejäänud hoonetel on lubatud juba täiesti X muudatused teha, täiesti uued hooned, mis üldse ei sobitu selle vana külamiljööga. Ja nüüd teised ütlevad mulle ka, ühesõnaga naabermajades selle, et miks sel mehel nõuti, minul küll ei nõutud. Ja nüüd ma pean sellele viimasele majale, pean äkki eksperthinnangus mingid piirangud peale panema. Kui tegelikult juba kinnisvara tuleb niimoodi külale peale ja ka külas sees selles vanas tuumikus ei ole tegelikult peale selle maja enam mitte midagi ajaloolist alles jäänud. Nii et siin on nagu ka, et kui Muinsuskaitseamet või kes iganes paneb kohalikule omavalitsusele ette selle üldplaneeringus mingid normid, et kuidas seda tuleb koostada, siis kuidas on see tekkinud selline olukord, et külad, kus enam nagu polegi midagi kaitsta, on ikkagi veel miljööväärtuslikud. Et võib-olla keegi oskab siin öelda.
ei no ma ütlen, et aastal 2025 ikkagist pannakse planeeringu lisasse number 2, 15 aastat tehtud inventeerimise andmed, et seal ongi juba nii palju asju muutunud ja siis ütleme 15 aastat tagasi oli ka veel, siis inventeeriti või tehti neid alusuuringuid nagu miljööväärtuslike külade osas. Et ma nüüd ei tea, kas neid on viimasel ajal tehtud, et minu meelest sellele eraldi vist rahastust, et noh, siis oli ka see rahastusaeg, kui tehti neid nii-öelda külade uuringuid, et praegu lähtutakse lihtsalt nii vanadest andmetest, et seal ongi ja need võtaksegi üks ühele üle, et seal ei tehta neid sisulisi nagu ülevaatusi enam. Et tulevadki väga vanad andmed juba planeeringusse praegu aastal 2025. Kommenteerin, et konkreetset näidet ei teadagi, et aga nii nagu ka ju esimeses ettekandes oli, et volikogu kinnitab planeeringu, et kuidas nemad sisuliselt vaatavad. Et ma ei oska öelda, kuidas Muinsuskaitseamet, ma eeldan, et kui ta esitas oma andmed, siis ta esitas värsked andmed, aga kui on planeering üle võetud tõesti 15 aastat taguste andmetega, siis võib jääda niimoodi. Teisalt ma toon see ka Tallinna nii-öelda ümberkaudsed vallad, kuldne ring või kuidas neid nimetatakse, et üle aasta tagasi oli meil ka siis tegelikult nimekirjade korrastamise nii-öelda algusega seotud seminar ja seal esines ka Jõelähtme vallavanem. 15-20 aastat tagasi selle asub Rebala muinsuskaitseala oli Muinsuskaitseametil väga tihe ja ma arvan, et mitte kerged arutelud Jõelähtme vallaga, et sinna ei saanud sellist kinnisvaraarendust peale nagu teistes naabervaldades. Nüüd vähemalt sellel seminaril ta ütles, et nad on õnnelikud selle üle. Nad eristuvad, neil on suured ei ole selline, et maja ajab maja taga, vaid on hoopis teistsugune ja need kohad, kus nad saavad ja see ongi see väärtus, mis jääb, et ega me näeme ju ka uusarenduste puhul on need siis külades või linnades, et tavaliselt kõige rohkem, kes nende uute arenduste vastu võitlevad, on need, kes 5 aastat tagasi ise uue arenduse tegid ja tahavad seda säilitada, aga teisi ligi enam ei lase. Ma natuke üldistan, aga need näited on olemas, aga Jõelähtme vald vähemalt aasta tagasi ja see ettekanne on ka kõik järel vaadata, väga vallavanem kiitis Muinsuskaitseametit, aga need eitlused olid, selle kinnisvarabuum, mis oli 2007-2008, olid väga karmid. Ja lihtsalt kommentaariks, et tavaliselt Muinsuskaitseamet või Keskkonnaamet lubade menetlemisel teeb värske kaalutluse peale. Et kasutab küll erinevaid, aga see, kui kaalutlusruum on, siis teeb värske kaalutluse peale, mis tähendab seda, et kui keegi pole sellega rahul ja siis lähevad ekspertiisid ja siis läheb see argumenteerimiseks kohtus, et nii lihtne see ongi, et kui sulle tundub, et kõik on juba muutunud ja et sinu arust pole seal enam midagi kaitsta, et siis saab lihtsalt selle väitega edasi minna. Küll aga jah, et kui, ma ei tea, mis konkreetne juhtum see oli, et kui valla tasandil ikkagi otsustatakse seda küla kaitsta, et siis neil võib-olla peaksid ka mingid argumendid olema. Jah, aitäh. Kuule, ma kuulsin siin paar head ütlust, et see on tõesti, me oleme ka muus täheldanud, et Kuusit vallavanem ütles, rahvaarv kasvab, et meil on uusmuhulasi ja vahel tundub, et uusmuhulased on isegi tugevamad muhulased kui need elupõlised või suuremad patrioodid. Võib-olla ongi hea, nad näevad kõrvalt meie seda nii-öelda miljööväärtust või ise oleme silmad nii harjunud. Aastaid tagasi Muhu vald või volikogu alustas külade, miljööväärtuslike külade teemaplaneeringud, 8 küla või 10 52. Ja me jätsime selle omal ajal pooleli. Et asi oli keeruline, firma tahtis raha ja nii edasi ja praeguses üldplaneeringus on siis teistmoodi lahendatud, et nagu terve saar on miljööväärtuslik, umbes nii võib öelda. Ja võib-olla ei olegi pahasti. Aga mul on suur hea meel, et te valisite selle seminari kokkusaamise kohaks ja toimumiskohaks ikkagi meie miljööväärtusliku Muhu saare ja tänan teid kõiki ja eelkõige Elot, kellel ma unustasin lilled anda. Et ja ma loodan, et
et me kõik saime praegu kõige olulisematele küsimustele vastused, eks me võime ju siin edaspidigi suhelda, et küsimusi loomulikult jäi õhku, aga mina tahaks väga ka lihtsalt, ühesõnaga mul ei ole midagi näpus, aga ma ikkagi tahaks Maja perenaist ka tänada. Ja Maja perenaisele on ka täitsa kommid, lilled. Ma kahtlustan, ta on köögi poole. Ja aitäh teile kõigile, kes te kohale tulite siia Muhu päiksepaistelise ilmaga ja nüüd peate lahkuma vihmaga. Jäi üle. Aga väga tore ja tegelikult ühesõnaga Ave võib äkki mingi vihje anda, millal me veel selle sääras. Tänan. Maja perenaisele ka tänutäheks kommid, lilled. Maja perenaine on Tiina Jõgi. Jah, suur aitäh teile. Siin ei olnud küsimust, et nii kui me Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseametiga ühise laua taga istusime, siis nagu koguva oli see taluarhitektuuri ja Muhu saar oli see taluarhitektuuri teemaline. Seal konkurentsi ei olnud, et olite konkurentsitult. Aga lihtsalt infoks. Suur aitäh, et järgmine üritus tuleb siis materjalidele ja praktikale pühendatud Päästkem pärand. Edasi on tööstuspärandi, Päästkem tööstuspärand loodetavasti siis kas jaanuaris. Ja et sari jätkub, et suur aitäh ja plaksutame publikule ka. Ja plaksutame Andole ja Toomasele ka, kes tänase üritusega jäädvustasid.